Tere ja ilusat algavat nädalat, meil on juba aprilli teine pool käes. Kuidas see nii ruttu sai? Varsti on jaanipäev, siis on jõulud. Okei. Aga energiad. Kui sa soovid isiklikku lugemist minu käest saada, kontakteeru minuga Facebooki või Instagrami kaudu. Ka üks-ühele seansid minuga on avatud. Ei laa ainult kaarte, ma ei ole tuleviku ennustaja, ma vaatan sinu energiaid, ma vaatan sinu südame sisse, sinu energia välja ja loen sealt intuitiivselt sõnumeid ja kui vaja, siis sätitame neid energiaid ka natukene, et sa ennast paremini tunneks ja et saaks ka sinu energiakeskustes energia voolama, nii et kui sa tunned, et vajad üht kevadist turgutust, siis minu seansid on sulle avatud. Aga nädala energiad. Ma tunnen, et see tuleenergia, mis meil siin eelmine nädal oli, on maha rahunenud. See ei ole täiesti vaibunud, ei ole täiesti stabiliseerunud, aga ma tunnen, et see sõnn päikesemärgis tuleb oma sellise maandava rahuga. Ütleb, et väga tore, et leegitsesite, aga nüüd on vaja tööle hakata. Nüüd on selle leegiga vaja midagi tegema hakata. See noor kuu, mis meil oli reedel. Ma enam ei mäleta isegi, mis märgis see oli. Jäära märgis muidugi, issakene. See oli saatuse ratta moment. See oli selline pöördeline moment. Ma näen seda kollektiivses väljas ka. Sisemine shift väga tugev käis. Minul endal ja väga paljudel, kes vähegi elavad joonduses või kes vähegi on sellel teel käijad, need tundsid suuremal või väiksemal määral seda sisemist shifti. Ja see on selline tunne, et vanaviisi enam ei taha, mitte enam ei saa, vaid ei taha ka. Juba see vanaviisi enam ei saa tunne nagu on juba ära lahtunud, enam ei taha. Ma tean, et ma saan uut moodi, ma tean, et ma peaksin tegema teistmoodi ja see entusiasm, see tuleenergia seal, jah, ma nüüd teen teisiti, ma nüüd teen paremini, ma nüüd teen suuremalt, võimsamalt, nähtavamalt ja niimoodi, et ka ise olen toidetud, et kuidagi selline nagu iseendas sügavam tulek, iseenda sügavam märkamine, iseenda sügavam teadvustamine, see kuidagi kohalolu ankurdamine kaasnes selle noorkuu pöördelise energiaga. Et mingisugune nagu sügavam arusaam iseendast ja iseenda suhestumisest välisega, ütleme siis niimoodi. Selline nagu pöördeline moment, selguse arusaamise selline ahaa moment käis, ma tajun, et väga paljudel. Mis tõi kaasa sellise vajaduse liikuda, vajaduse hakata tegema, vajadusele kuskile see tärganud energia suunata. Võib-olla veel päris täpselt ei tea kuhu, aga see tunne, et ma tahaks seda kuskile panna, ma tahaks seda kuskile maha laadida, ma tahaks sellega nüüd midagi teha. Midagi läbi minu tahab sündida. Tavaliselt, mida mina teen, kui ma tunnen seda energiat endas, siis ongi mitte minna sinna punnitamisse, nii-öelda, et ma jumala eest pean nüüd midagi selle energiaga tegema, vaid ma annan sellele energiale selle vaba ruumi ja annan selle taotluse, et ma luban läbi enda sündida sellel, mis praegu sellest energiast sündima peab. Ja võin sinna juurde lisada ka siis, mis tuleb läbi kõrgema teadvuse, mis on kaitstud ja hoitud, mis teenib minu kõrgemat hüve, mis iganes selline väikene nupukene sinna juurde, et ei tuleks päris mingi suvaline toode sellest energiast, eks ole. Ja praegu ma tajun, et see algava nädala energia ongi selline, et okei, paneme selle energia nüüd tööle. Hakkavad, mitte lihtsalt ei ole see impulss, et tahaks midagi teha, vaid hakkavad tekkima ideed, mida teha. Kuhu ma selle suunan, mida ma saan sellega teha,
kommunikatsioon on võtmesõnaks ka, tekivad mingisugused ühendused, suhtlused, sellised nagu sarnased jagamised, okei, mul on ka samasugune idee, teeme midagi koos. Ma olen ka samas kohas, kus sina, ühendume, jagame oma koormat. Kui ei teki sellist nagu koostöövaibi, siis tekib see vaib, et mina räägin sinuga, sina räägid minuga ja läbi selle suhtluse saab enda jaoks mingisugune asi selgemaks. Kuhu ja miks ma tahan seda energiat suunata, et mulle tundub, et see sõnn tuleb siia üsna sellise nõudliku energiaga, et davai, see, mis sul nüüd on, pane tööle. Pane see raha teenima, pane see oma väärtust teenima, pane see ennast näitama. Ei pea seostuma ainult karjääriga, see võib seostuda ka suhetega, kui sa oled midagi tahtnud ammu ära klaarida, midagi oled tahtnud selgeks saada, siis võib-olla sul tekivad lahendused, võib-olla sul tekivad võimalused, kuidas neid asju klaariks saada. Ja need on, võtta kinni nendest võimalustest, mida sa varem valinud ei oleks. Miks? Et tulla välja sellest karmaluupist, karmasõlmest, eks ole. Et kui sulle universum annab valiku teha teisiti, siis alati vali teisiti tegemine. No võib-olla siin on väiksed nüansid, alati ühtegi olukorda ei saa mustvalgelt võtta, aga reeglina, eriti kui sa tunned, et sa oled jälle samas kohas tagasi. See on see märguanne, et nüüd tee teisiti, nüüd vali teisiti. Sa oled selles samas kohas tagasi sellepärast, et sa võtad kogu aeg sellest ühest samast õlekõrrest kinni. See üks sama õlekõrs teebki seda sama ringi kogu aeg. Kui sa võtad kogu aeg kollase värviga pintsli, sa värvid kogu aeg oma lõuendi kollaseks. Sa võid mõelda, et sa tahad roosaks. Aga selleks sa pead valima teise pintsli, on ju? Et see ongi see elu meie mäng. Et miks me teinekord, kui me tervendame oma haavu, eks ole, oleme justkui nagu edasi liikunud, aga siis tuleb jälle see vana haav pinnale või see mingisuguse vana situatsioon siin pinnale ja sa mõtled, miks? See on see hetk, kus sul on vaja enda süsteemile selgeks teha, et on võimalik teisiti valida. Energiatasandil sa shiftisid ära. Siis on vaja ka süsteemile, oma füüsilisele süsteemile selgeks teha, me valisime teisiti. Et ei toimuks tagasi kukkumist, eks ole, et sellepärast tundub, et õppetunnid korduvad. See ei ole otseselt kordus, see on sinule pannakse lauale, vali nüüd teisiti, et sa saaks minna uude ajaliini. Ja see tähendabki seda, et sina oled oma reaalsuse looja, et oma reaalsuse looja, et sa valiksid teisiti. Ja praegu ongi see natukene selline oma mugavustsoonist välja astumine, mingilt teist viisi tegemine, uut moodi mõtlemine. Ja tööle panemine, kuidagi see tööenergia tuleb praegu hästi nagu valjult ülesse ka, et asjad on vaja tööle panna. Ei saa istuda enam niisama, ei saa oodata, et universum teeb sinu eest, sest universum ei ole algataja, universum on sinu peegeldaja, eks ole. See, mida sa välja paiskad, tema dubleerib, tema peegeldab sulle vastu. Universum on reageeriv sellele, mida talle antakse. Ja universumil ei ole moraali. Nii et alati ei tasu jääda ootama ka nüüd preemiat oma hea teo eest. Et ma nüüd olen teinud hästi, andke mulle seda vastu, vaid kui sa jääd ootusesse, sa jäädki ootama. Aga kui sa oled teadlikult teadmises, et ma väärin, siis sulle ka antakse. Nõnda viisi. Sõnum kollektiivile siia algavaks nädalaks. Ready, set, go. Pane asjad tööle. Mida sa sügaval sisimas tegelikult tahad? Mis on see tõeline väärtus?
ja teisel pool on mõtisklus, okei, kumba me siis nüüd tegema peame? Üks ütleb, sukeldu oma südamesoovi järgi, teine ütleb, mõtle, mis on see, mida sa päriselt tahad. Me ei saa enne oma südamesoovi järgi sukelduda, kui me ei tea, mida me tegelikult tahame. Ma proovin teile siia tuua hüpoteetilise näite suhete teemal. Miks me läheme tagasi suhetesse, kus meil tegelikult hea ei ole? Me tahame seda tunnet. Me tahame tunnet kogeda, kus me oleme armastatud, kus me oleme hoitud ja kus on turvatunne, kus on selgus ja me teame, mis toimub, eks ole. Aga kas see on see inimene, kas see on tegelikult see suhe, mida see pakub, või sa lähed illusoorselt kogu aeg sinna suhtesse tagasi, sest esiteks sa tead, mis seal toimub. Seal ongi see turvatunne. Turvatunne alati ei peegelda seda, et sul on reaalselt turvatunne. See võib peegeldada ka seda, et sa tead kogu aeg, mis edasi toimub, eks ole. Et vahet ei ole, mis seal toimub, aga sa tead, milline see dünaamika on. Ja kui inimene on ellujäämisrežiimil väga kõvasti kinni, siis ta valib kogu aeg need samad tuttavad mustrid, kus on olukord ette ennustatav, ehk siis miks läheb mõni inimene kogu aeg toksilisse suhtesse tagasi, sest ta teab, mis seal toimub. Rahumeelne suhe on tema närvisüsteemi jaoks võõras ja see tõmbab triggerisse. Aga ometi ta läheb sinna toksilisse suhtesse tagasi lootuses leida see rahu. See on see, mismoodi meie alateadus ja närvisüsteem meid üritavad kaitsta, aga tegelikult hoopis sügavamalt lõhuvad meid. Ja kui me ei teadvusta seda, millisel režiimil me oleme, eks ole. Ja see ongi see, et me lähme illusoorselt otsima mingisugust tunnet, me oleme selle tunde peegeldanud teise inimese peale, lootuses, et see sealt tuleb, aga me saame kogu aeg seda kordust, et ei tule. Ja see ongi see koht, kus endale selgeks teha ja mõelda, valida teisiti, et kas seal faktiliselt on olemas see, mida ma otsin, või ma loodan ja elan illusioonides. Ehk siis see on see koht, kus valida teisiti, mis iganes teemaga see sulle resoneerub praegu, ma arvan, et sa oskad üle kanda enda elusse seda, olgu see tööga seotud, isikliku arenguga, kas see, mida sa kogu aeg toidad, annab sulle faktiliselt seda väärtust, mida sa tegelikult otsid. Või sa annad ja annad ja annad ja annad ja ikka on sul tühjad pihud. Et kui sinu laual on see küsimus, et nüüd midagi teha, eks ole, oma südame kutset järgida, siis mida sa tegelikult saavutada tahad? Mis on see tunne, mida sa saavutada tahad? Ja kas reaalselt see tunne on sealt ammutatav, kuhu sa seda energiat tahad loopida? Või see tunne on ammutatav sinu enda südamest? On ju? Või see tunne on ammutatav iseennast valides, iseendasse jäädes? Ja vastavalt sellele sa saad teha need vajalikud sammud ja jälgida oma südamekutset. Et mõtle sellele, nagu see kaart ütleb. Mediteeri, ole endaga, võta korraks see paus ja see aeg, et aru saada, mida sa tegelikult tahad. Ja kas see, mida sa tahad, kas nende vahenditega, mida sa oled seni rakendanud, kas sa nende vahenditega jõuad sinna? Kas sa varasemalt oled jõudnud sinna? Kui ei ole, siis tähendab, et on vaja midagi muuta. Siis on vaja teist värvi pintsel võtta, on ju. Nõnda. Tahan ka kuldajastu kaarte teile tõmmata. Ja siis vaatame taro, mis meie kuldajastu kaardid ütlevad. Meile algava nädala kohta 20–24 aprill. Kollektiivile sõnum. Nii. Ace of Earth Guardians ehk siis tarosüsteemis on see sama, mis pentaklit äss ehk
väga maine energia, väga maandatud energia, väga uueseemne energia. Midagi tahab ellu sündida. See on juba sellisel seemne tasandil, nagu ma siin juba olen terve selle video rääkinud, on vaja tööle panna. On vaja hakata kastma seda vilja, seda ideed, seda kutset, mis su sees on. See on vaja tuua reaalsusesse. See tahab tulla reaalsusesse ja sellest tahab midagi sündida. Aga see on üsna algusenergia, see on üsna selline beebienergia. Sellel ei ole veel sellist stabiilset struktuuri, stabiilset tulemust, aga see on sellise nagu potentsiaali kujul olemas. Kuidas sa seda potentsiaali vastu võtad? Kuidas sa sellega suhestud? Kuidas sa seda oskad tööle panna? Need on juba need eraldi küsimused, aga sinu laual on see energia olemas. Mida sa sellega teed? See on nüüd see mõtlemisaeg, mis siit eelmistest kaartidest välja tuli, eks ole. Mida sa hakkad sellega tegema? Miks sa hakkad sellega tegema? Mis on sinu taustenergia seal taga? Mis väärtus sa sinna panustad? Aga fakt on see, et tööle on vaja midagi panna. Midagi tahab sündida läbi sinu ja ära pea ennast selles mõttes ebaoluliseks, et läbi sinu midagi suurt sündida ei saa. Saab küll. Kõik on täpselt nii, nagu sina usud. Ja kui sa, eriti veel, kui sinu sees on see tunne ja kutse, et midagi suurt läbi sinu tahab sündida, see ei ole ilma asjata sinu sees, sa ei kujuta seda ette, sul ei ole suurushullustus. On ju? Luba olla iseendal ka eriline. Las see madaldav mentaliteet jääb sinna noorkueelsesse aega. Las ta olla seal. Sina oled nüüd selles identiteedis, mis arvab endast päriselt, siiralt ja ausalt ka hästi. Mitte üle võlli, mitte ülbelt, mitte üle tähtsustades, aga ausalt ja siiralt arvab iseendast hästi. Sest me peaks kõik seda tegema, mitte ennast tagasi hoidma. Sest kes teine meie väärtust paika seab, kui mitte meie ise. Ja teised vastavalt reageerivad sellele, mil viisil meie oma väärtusele piirid oleme seadnud ja mismoodi me selle oleme paika seadnud. Nii, aga taro sõnumid meile algavasse nädalasse. Taro, mis räägib meile taro algava nädala kohta? Mulle meeldib, et paki all on ka mõõkade kuninganna, ta on selge, sihikindel, piirid on paigas, no bullshit. Lähen püüan oma eesmärke. Aga mis sind takistab praegu on karikate 5. Selline natukene melanhoolne. Äkki ma ei saa. Ja see minevik ikkagi, seal minevikus juhtus nii ja naa, ma ikka ei julge ja minevik on minevik põhjusega. Kõigil juhtub asju, meil kõigil juhtus minevikus asju. Aga kui me toome seda endaga kogu aeg kaasa, siis me kogemegi seda kogu aeg. Lahti lasta ei saa ära unustades, lahti lasta saab vastu võttes. Ja tunnistades, et sinuga juhtus see, mis juhtus. Anna sellele loole oma südames ruum ja vali nüüd teisiti. Vali edasi liikuda. Lein ja kurvastuse tunne, sinu sees on okeid. Tunne neid, aga ära jää nendesse kinni. Mõõkate kuningas tahab tuua selgust. Sihikindlus, oi, minu lemmikkaart, keisrinna. Ja tähistamine, karikate 3, no palun väga. Astu sellest energiast välja, sellest nukrameelsest energiast välja. Suga ei juhtu mitte midagi, kui sa valid rõõmu. Sa võid rõõmustada, rõõm on lubatud. Päriselt ka rõõm on lubatud, sa ei pea olema kuskil kinni. Usu mind, elu käib ringiratast, me jõuame kurvastada uuesti. Väike must huumor.
Aga mis energia praegu üleval on? Keisrinne ja karikate kolm. See on küllus, see on tähistamine, see on sõbrad, see on voolamine, see on raha, armastus, suhted, võimalused. No uks on valla. Mine läbi. Mine sellest uksest läbi. See uks on võõras ja point ongi selles, et sa ei ole enne sellise ukse ees olnud. Ja see ongi see koht, mis natukene nüüd hirmutab ja paneb kõhklema ja kahtlema. Aga sa oled selles mõõkade kuninga energias. Tema ei tagane. Ta teab oma väärtust. Paki alla mõõkade kuninganna. Väärtus on paigas. Otsused on paigas. Meelekindlus on paigas. Kõik on nii selge, kui selge olla saabki. Ja läheb läbi. Ta läheb läbi sellest uksest. Näed, siin näitab ka. Jäta see toksiline energia maha. Mul on tunne, et ta näitab siin praegu sellist, miks ta tõmbab seda toksilist energiat praegu üles, on see, et sulle näidata, et see tegelikult on läbi. See on möödas, see on minevikus, sinul on lihtsalt vaja astuda enda jaoks see samm, et sa tunnistaksid endale, et see on läbi. See on möödas, need konfliktid on läbi, ma ei hoia enam ennast seal, isegi kui tuleb ülesse, ma valin seekord oma väärtuse, ei lähe enam selle energiaga kaasa. Sest sul on 2 jalga maa peal, sa oled müntide kuningas. Võt seda kaarti ma täna nägingi kogu aeg. Müntide kuninga kaarti seoses, kui ma räägin teile sellest sõnni energiast. 2 jalga maa peal, töökas, viin asjad lõpuni ja need on niimoodi lõpuni viidud, et on külluslik kasu ka selle eest. Ja noh, midagi tõesti tahab sinu lauale tulla. Mingisugune... Keegi võib isegi mitte lihtsalt nagu, et võimalus sinu lauale, vaid see võib olla ka nagu inimene, kes tuleb sinu juurde midagi pakkuma. Mul tuleb selline sõna kohe nagu, et vabandus, keegi võib tulla vabandusega sinu juurde. Või millegiga, et midagi nagu selgeks saada, rääkides siin nendest konfliktsetest energiatest. Et võib-olla keegi tuleb sel nädalal sinu juurde, et rääkida midagi selgeks, mis on jäänud arusaamatuks. Ja see võib ollagi sinu test praegu, et sa enam ei lähe selle energiaga kaasa, sa ei reageeri, vaid sa ei reageeri emotsioonist, vaid oma tunnetusest ja oma sisemisest tarkusest, sellest mõõkade kuninga energiast ja mõõkade kuninganna energiast, mitte emotsioonidest. Sa oled läbinud tõenäoliselt peale seda konflikti enda sees etapid ja sa oled aru saanud enda jaoks, et sa väärid paremat. Nüüd kehasta seda. Nüüd ütle seda välja. Nüüd, kui see vestlus pinnale tuleb, siis näita seda ka välja, et sa oled kasvanud, sa oled hakanud valima teisiti ja sa väärtustad ennast. See ei tähenda, et sa pead temast üle sõitma, see ei tähenda, et sa pead ka oma noad välja võtma ja hakkama nii-öelda vastu loopima, et sa jääd paigale. Sellesse keisrinna energiasse. Keisrinna on paigal. Mitte stagneerunult, vaid teadlikult. Ta ei jookse kellegi järgi, ta ei jookse mitte midagi tõestama, tal ei ole vaja tõestada sellepärast, et miks peaks lõvi tõestama, et ta on lõvi. Miks peaks ookean tõestama, et ta suudab uputada, eks ole. Ja kõik teame, et ookean on sügav ja ohtlik, aga ka väga kaunis ja lummav. On ju, täpselt selline on ka naisenergia. Et ookean ei pea tõestama seda, et ta on ookean. On ju. Ookean ei pea tõestama seda, et ta on lummav, et tema vaated on kaunid. Ta ei pea tõestama, et ta suudab olla ohtlikult uputav. We all know that. Ja täpselt seda energiat soovitan sulgi rakendada, eriti kui tulevad konfliktsed olukorrad ülesse. Et sa ei lähe selle emotsiooniga kaasa, mis toidab omakorda seda emotsiooni. Ja jätkub sama vana muster. Mõõkades tuleb siia oma tõe ja selgusega õhku läbi lõikama. Midagi võib sul see nädal saada väga, väga palju selgemaks.
väga palju ilusamaks, väga palju paremaks. See sauade kuus ei jäta meid rahule, mis on nähtavuse kaart, mis ütleb, et sa oled ära teeninud selle, et teised ütlevad sinu kohta tubli. Ma jälle kasutasin seda fraasi ära teeninud, kuigi mulle üldse ei meeldi see välja teenima. Aga ma arvan, et te saate mu mõttest aru. Et see on see periood, kus võtta vastu see, et sind tunnustatakse. Ja oi pagan, see tekitab hea tunde. Võta see vastu. Ära hakka endale välja mõtlema mingisuguseid takistusi jälle. Ära üldse mine sinna, jää oma mõõkade kuninganna energiasse, oma sellesse selgesse energiasse. Sest see on see, mis sind edasi viib, mis sind võidule viib. Sinu selgus, sinu sihikindlus, sinu teadlikkus, sinu sisemine tarkus. Mõõkade kuninganna ja mõõkade kuninga selline varjukülje energia on see, et võib muutuda liiga külmaks ja kalkuleerivaks ja liiga selliseks nagu üle laipade minevaks. Et ma tean, mida ma tahan, ma tean, kuidas seda ma saan ja ma lihtsalt lähen. Et see on see varjukülg, et ära lase endal muutuda liiga selliseks pahatahtlikuks ka, on ju. Tea oma väärtust, aga tea ka seda, et teistel on oma väärtus, on ju, et sa ei ole siin üksinda. Ometi see sisemine tuli ikkagi veel tahab leegitseda, tahab natukene riske võtta, rääkides siin teisiti valimisest, eks ole, et võib-olla on hirmutav, aga võta see risk, see viib sind võiduni, usu mind. Isegi kui alguses tundub nii hirmus, nii selline, et ei tea, mis nüüd saab. Väga palju hakkab saama, usu mind. Mida rohkem sa hakkad iseennast valima enda südame järgi elama, seda avaramaks läheb sinu ümber olev energia, seda kergemaks see läheb. Ja valikuid. Valikud on laual, valikud on need, mis ajavad sul nüüd natukene mõistuse sassi. Võib rääkida siin ideede küllusest, võimalustest, pakkumistest, inimestest, kes tulevad tagasi, et midagi selgeks rääkida, ära lahendada. Väga palju asju võib see nädal juhtuda. Ja see on jälle see koht, et ära lase liiga kirjuks minna silme ees. Mõtle, mida sa päriselt tahad. Ja kui sa oled aru saanud, siis go for it. On ju? Pane tööle see, mida sa oled sünnitanud, pane see nüüd tööle. Viljad vajavad lõikamist, aga me ei saa vilju lõigata, kui me ei ole hoolikalt oma seemnetest hoolitsenud ja neid kasvatanud ja sellepärast ongi vaja nüüd tööle panna. See, mis läbi sinu tööle tahab tulla. Ütleme niimoodi. Vot nõnda. Nii, selle nädala sõnumid. Kas meil saime vajalikud asjad öeldud? Tundub küll. Ära kaota sihti silme eest, öeldakse veel. Et see oma terafookus on vaja hoida hästi teadlikult praegu, sest see karikate 7 mulle tundub praegu hästi selline valikaart, see ongi selline, et nagu su ees on mitu karikat, iga karika sees on midagi, mida võtta, mida jätta, milline on õige, milline on vale, eks ole. Et see ongi selline tohuvapuhu energia natukene. Mediteeri, tule kohale. Mediteerimiseks alati ei pea paigal istuma ja silmad kinni panema. Mediteerimine võib olla ka jalutuskäik, mediteerimine võib olla autosõit, maalimine, tantsimine, oma flows olemine, on ju. Et ei pea rigiidselt paigal istuma, et mediteerida. Kuigi vahest on see minu meelest päris mõnus. Ühesõnaga, fookus, siht, sihikindlus, no bullshit energia. Taaskord, nii nagu üks nädal meil siin oli. Jah. Tuleb siuke lause veel läbi, et pese oma silmad puhtaks.
Pese oma silmad puhtaks. Kui sulle tundub, et sa ei tea, siis mine silmi pesema. Nii tore mõistukõne tuleb üsna tihti läbi. Mis see tähendab, et see on natukene, see on veits selline energia, et ära otsusta reaktsiooni pealt, eks ole. Et vaata olukorda ilma emotsioonideta ja ilma sellise nurgata, või tähendab, vaata nagu väline inimene seda olukorda, mitte et sina kui selle olukorra sees, vaid sina kui väline vaatleja. Mida sa teeks? Hästi neutraalseks vii ennast ja proovi sellise nagu kõrvalseisja pilguga vaadata. Sest neutraalse kõrvalseisja pilk on alati kõige puhtam. Sest tal ei ole seal emotsioone, arvamusi ega kõiki neid sellest hetkest kogunenud arvamusi, kogemusi, emotsioone ei ole tema sees. Et teinekord tasub endale seda ka meelde tuletada, kui kipuvad situatsiooni emotsioonid üle pea minema ja enam ei tea, mida teha ja kuidas teha. Ära vali alati reageerida. Vali paigale ka jääda teinekord. Võt nii. Toredat nädala jätku sulle, ole tubli ja tšau.